Kas vene keele õpetaja paneb mulle kursuse 3? Miks ma tahtsin Merikesele? Vaadake, alati nõutakse seda, miks keegi ei tegi. Mitte kunagi ei vaadata, kas selle kurjategija taga oli ka hing, mis juhtus sellel õnnetul päeval või kas seal oli oma lugu rääkida. Ma mäletan, kui ma olin väikene poiss, siis iga jõuluajal pidime me laulma jõululaule. Ja need algasid alati Joosep ja Maria, mida alati naeriti sellega. See oli mul aasta juurde südames. Kuni ma tulin siia tööle ja alguses oli kõik hästi. Kuni see hakkas pihta. Ei, Meriki, see oleks võinud olla üks kõik teine. See ei pidanud olema siin. Alguses oli kõik hästi, seni kaua, kuni ma sattusin siin arvutiklassis tööd tegema. Mure on, et täpselt siin teisel korrusel või kolmandal korrusel on Merikese klass. Ja saabusid jõulud ja hakkasid jälle jõululaulud pihta. Nad kostusid üks kord, teist kord. Ja iga kord, kui ma seda kuulsin, minus võpatas miski. Mu lapsepõlve mustad mälestused elavnesid, need pisarad, need narrivad näod. Üks aasta läks mööda. Ma hoidsin ennast. Teine aasta ma püüdsin. Kolmas ma pidin midagi ette võtma. Merika, anna mulle. Miks keegi ei usu, et iga mõrva taga on mingi lugu? Ja siis see juhtus. Oli järjekordne jõulueelne päev. Jõuludeni oli omajagu aega, aga Merik juba valmistus. Ja asi kiskus eriti hulluks siis, kui peale tundida pani tütarlaste koori veel käima. See oli nagu mõnitamiseks. Ma leppisin Merikesega kokku. Peale tunde tule, räägin juttu. Merik tuli, jaalutas ringi, ta ei osanud midagi aimata. Nii kui ta tuli vetsust välja, siis aruti kiirega. Räägistas, mis oli. Ma te teate seda lugu. Aga mis te kunagi ei küsi minult? Miks ma seda tegin? Mis oli selle loo taga? Merikes oleks võinud olla ükskõikest teine. Vähem kuulasite ma. Ega ma siin kaua sõita võid, varsti saab kütus otsa. Mis selle? Meil juba siis koju minna. Vaata, kui keegi tuleb ja näeb, et meil siin ei oska sõita. Mis siis? Sa pole siia minu varju. Siis ei käi kuulda. Juba kuni auto liikuma. Ega oled sina tere koha peale parkinud? Mina seda park. Sa siis ei parkinud? Ei parkinud. Oli. Kuule, tead, selle koha peale parkisin ikka mina küll auto. Aga mis nad siis võtavad kõige paremad kohad ära? Katsu isegi seal koolimaja nurga juures neid raskeid pitsakaste tassi. Ma ei nõua. Las nüüd olla ise vaadata, kuidas nad seal nurga tagant siis saavad tassida. Kuule, ta oli, ega sa kellegi võta pitsa. Kunstambik, jah. Nii õhtul
7. seeria. Mis keelega see oli? No selle suurega. Universaal. Universaal, jah. Universaali kere on massilt suurem veel kui seda. Esiteks. Teiseks, rotid ei jõua Pemari roodivõimu liigutada. Veel vähem ära viia. Mis sa valetad? Neid oli vist mitu. Hommikul kui ärkan üles, mulle vastu naeratab ja kui istud isa süles, sulle laulab ta. Tiiu, tiiu, soole viia. Saa minu päike sontsema joo. Igas keeles oled see, kes soojust ja õnne ellu mul toob. Palju õnne, jõudu, rõõmu, naeru, edu ja häid õpilasi. Elva koolile! Minu soov koolile sünnipäevaks on ajendatud Oskar Lutsu suvest, kus seal öeldi Kiirene, et saagu neid väikesi punaveid palju kui kihulasi. Ehk siis natuke ümber sõnastades oleks siis soov koolile. Saagu neid õpilasi siin palju. Nii et järgmisel 100. aastal oleks õpilastest ainult kiha. Ma soovin meie koolile seda, et meil ikka jätkuks õpilasi nagu praegu, kes soovivad õppida ja kes tulevad siia selleks, et õppida, aga samuti naudivad siin olekut ja teevad midagi muud peale õppimise ka. Ja veel, et meil jätkuks ka õpetajaid, kes tahavad õpetada, nagu meie praegused õpetajad, et seda jätkuks ka tulevikus. Palju õnne! Ma soovin Elva gümnaasiumile seda õnne, et ta oleks koht, mida alati iga ühe poolt hea sõna meeldatakse. Mina soovin Elva koolile palju toredaid õpilasi, rõõmsaid ja hea tahtlikke õpetajaid ja palju laululapsi. Soovin mõistlikku arengut ja muidugi tahaks uskuda, et gümnaasiumi osa suureneks, kuna 9. klassi lõpetajate arv on suurem ja teiseks ka Elva kooli haridus linnakooli haridustele alla ei jää sisu poolest. Teiselt poolt on meil Põhja-Ainus väga head õpetajad. Ja õpilastele soovin head tervist, motivatsiooni ja tahet poiskeid. Elva koolile järgmisteks aastasadadeks soovin jätkusuutlikkust kindlasti ja häid vilistlasi ja et vilistlased leiaks ikka tee kooli ja neil elus hästi läheks. Спасибо. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose.
Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies. Mul sai tekst otsa. Lähen murrandama. Kuidas pidu meni? Ülikõva. See ju minu võit, sa valelik lurjus selline. Keerutad teise tšikiga jalga. Tõmbab hästi. Kuule, mul on sulle midagi väga šokeerivat rääkida. Varsti on Bernardo minu ja mitte kellegi teise. Olen oma plaaniga lõppusirge. Hävitan nende armastuse igaveseks. Mul on sulle midagi väga šokeerivat rääkida pealegi. Minu nimi ei ole üldse Barbi, olen Tiim. Sama pilt küll kapis toita määrgu, miks pole pangad rambole, häigusõnad laegu ja kuulud veidi määri, ja tinti näevad käid. Raana nagu pesest, nii et sellest ma rohkem räägin. Pühakurgi täida ise lava keset praati, mobiili otsides enam ei meenu, mis ma tahtsin. Ma unustan neid mäletaja peaaegu tööd, sest mõnus aisa rohkem kodus kusub mida kübreset. Reaalsus poseerib, sekundeerib, mis kurat elu sinu eest korrigeerib. Kodeerin probleemi, sest elu on keeris, ma lähen ja tuletan kummeist domineerib. Melkeeriks, selgelt verifeeri, sest meil teegib mind, teegib taga mu terviseerib. Mida puutub, laguneb, januneb, elu järele januneb, tõstab aluseid. Hoolin, ei ole täis ikmed pool mind, koorin ja saanud soovid ja proovin pool mind. Juhtub äkki on nii, et kergelt tuleb kaave on nii ruttu, lõttu. Tõesti kaavani, mis ei muutu kunagi. Selline oli see lihtlugu, lihtsalt